Tere! Mina olen Juhan Koppel, Rakett 69 teadustoimetaja ja näitan teile, kuidas tuvastada erinevaid objekte selle seina taga. Mul on eesmärk, et selle seina sisse saaks saagida augu, kust lasta läbi seesama pappkast. Seega, auk peab olema piisavalt suur, et see kast mingit pidi läbi mahuks. Mõistlik oleks leida mingisugune auk, mis oleks kõige väiksema külje suurune, ehk siis nii suur nagu see otsa külg. Siis on seda kõige mõistlikum siit läbi asetada, sest näiteks sedapidi oleks palju suuremat auku tarvis. Selleks, et ülesannet lahendada, on mul abiks seinaskänner. Seinaskänner näitab meile, mis on seina taga. See suudab tuvastada metallist objekte, elektrijuhtmeid ja ka puubrusse. Ja sellega tuleb mul nüüd see sein läbi käia ja tuvastada erinevad objektid, mis siia taha jäävad. Kui kodus pildiraami seina riputaksime, siis on oluline, et üks ala väga tihedalt läbi käia, et ega seal taga ei ole mingit veetoru või juhet. Kuid antud hetkel, kui meil on vaja teha auk suure kasti jaoks, siis võime me selle esmalt küllaltki robustselt läbi kammida, et näha, kas meil on üldse mingi piirkond, kus see kast läbi võiks mahtuda. Võtan siis markeri appi ning hakkan seina läbi kammima. Juba esimeses kohas näitab see indikaator, et me oleme millegi peal. Kui siin ümberringi liikuda, siis vahepeal läheb see andur punaseks ning hakkab ka vilkuma, tähistades elektrijuhtme olemasolu. Ning siin jälle näitab kollast, ehk siis me oleme millegi lähedal. Seega võin siia sisse markeriga teha täpi, et siin on midagi ees ning liikuda edasi. Näiteks siin lõpeb see ala juba ära. Seega meid huvitav koht on siin. Siin edasi on tühjus. See konkreetne aparaat on varustatud sellise ekraaniga, mis näitab, kui lähedal me otsitavale detailile olema. Ehk siis mul on võimalik leida selle tüki keskkoht. Ma ei tea täpselt, millega on tegu, kuid näen ära, et selle keskkoht asub näiteks siin. Liigume nüüd mööda seina edasi. Siin tundub olevat täitsa tühi ala, seega potentsiaalselt võiks ju siia pärast augu teha. Nüüd vaatame veel. Siin hakkab midagi jälle pihta. Ning täiesti äärde pole meil mõtet minna, sest niikuinii siia ääre sisse me ju hästi lauku teha ei saa. Nüüd lähen kohe sammu allapoole ning vaatan edasi. Ka siin piirkonnas toimub mingisugune vilkumine. Märgime selle ära. Siiamaani on kõik hästi. Siin taga on vist eriti palju metalli, sest andur on pidevalt punane ja vilgub. Läheme nüüd allapoole. Seda liini pidi liikudes näeme, et see andur vilgub pidevalt ning näitab, et midagi on selle taga. On võimalik, et siin ongi sedapidi latt või näiteks voolujuhe ning me näeme kogu aeg selle signaali. Alles siin maal lõpeb see signaal ära. Ning siin algab uuesti. Liigume allapoole. Siin tundub olevat mingisugune suurem metallist objekt, sest jälg on tuvastatava küllalt keemalt. Ning siin näeme jälle elektrijuhtmeelge. Kui siin all tundub andur pidevalt vilkuvat, ehk siis siin all on võib-olla lähedal elektrijuhe, mille magnetväli on kaugelt tuvastatav. Kuid siin on jälle tühi ala. Seina esialgne skaneerimine on lõpetatud. Vaatame nüüd, kus oleks potentsiaalsed alad kasti jaoks augu saagimiseks. Suurem auk tundubki olevat näiteks siinsamas üleval. Selles piirkonnas ei leidnud justkui midagi ja siin mahub kast isegi kahtepidi ära. Parasjagu suur auk tundub olevat ka siin, kuid see on juba mõnevõrra väiksem. Äkki saab näiteks niimoodi selle kasti siia asetada. Ning mingi tühimik on ka siin all, kuid enne kui veel saagima hakkame, uurime neid alasid veidi lähemalt. Äkki saame me siia joonistada näiteks mingisugused torud või brussid juba peale selleks, et paremini ennustada selle seinatagust ehitust. Paneme kasti jälle eest ära ning võtame uuesti skänneri appi. Näiteks siin keskel jooksevad meil punktid küllaltki tihedalt ja on võimalik, et siit jookseb näiteks mingisugune latt niimoodi läbi või mõni toru või bruss kuidagi risti.
vaatame, mis siin taga on. Siin üleval näitas masin, et midagi on selle taga, aga siin allpool on sama jälg uuesti. Ning kui liikuda siin üles alla, siis näeme me pidevalt, et siin seina taga on midagi. Kuni siin lõpeb see jälg ära. Ehk siis saame joonistada, et siin taga on midagi, kuid seesama detail tundub lõppevat siit ära. Kui liigume nüüd küljele, võtame me jälje uuesti üles. Ehk siis tundub, just kui läheks see detail sedasi edasi. Siin näeme igal pool, et seina taga on midagi. Ehk siis võime arvata, et selle koha peal jookseb midagi meie ees. Vaatame, kus see detail lõpeb. Ja tõepoolest, see läheb seina lõpuni. Seega, siin on üks asi meie ees, võib-olla näiteks veetoru. Üks detail on nüüd seina peal leitud ja siin moodustub küllaltki suur ala, kust saaks potentsiaalselt kasti läbi panna. Uurime natuke ka teisi alasid, enne kui hakkame seda lähemalt vaatama. Ka siin alas leidis meie masin jälgi mingisugusest konstruktsioonist. Ja tõepoolest, midagi on siin taga olemas. Siin läheb jälg järjest tugevamaks ning siin on igal pool midagi ees. Seega, seda ala pole meil mõtet väga palju uurida, sest kasti me siit niikuinii läbi panna ei saa. Vaatame siit edasi. Andur näitab meeldivalt rohelist tuld, kuni jõuame seina äärde. Siit alla liikudes on meil pidevalt andur vilkumas. Ehk siis võib arvata, et siin taga on näiteks juhe, mis annab seda vilkuvat signaali, mis tähistab elektrijuhet. Seega, siin taga on midagi ees. Siin aga kaob see jälg ära, nii et võib arvata, et see pikk detail, mis on üsna kõveralt paigaldatud, lõpebki kuskil siinkandis ära. Aga pole oluline, sest siia me seda kasti niikuinii panna ei saa. Vaatame veel, mis siin keskel toimub. Ja see tundub mingisugune viltune tükk olevat, sest näiteks selles alas ei näita andur midagi, kuid liikudes siia poole näeme järjest tugevamat jälge detailist ning siin hakkab lausa andur vilkuma. Selles piirkonnas tundub olevat päris tugev jälg, mida näitab ka seadme ekraan. Seega siit läheb midagi sirgelt läbi. See tundub minevat päris madalal edasi, kuid selgub, et ka see alumine nurk on väga täis ning kasti sealt läbi panna ei saa. Oleme nüüd 2 potentsiaalset kohta välistanud, ehk siis alla nurka ei saa kasti panna ning siin on samamoodi ruumi vähe. Vaatame viimaks siis seda ülemist osa. Seis tundub hea olevat. Siin ei ole millestki jälgigi. Ning kui hakkame liikuma edasi, siis juba varem määratud kõver tükk annab meile mingisuguse jälje selles seinaskänneris. Liigume ka siia äärde, enne nägime me siin 2 punkti. Siin tundub olevat miski, mis on metallist. Ja siin näitab andur elektrijuhet koos kerge metalli jäljega. Seesama jälg jätkub siin ning on hüpotees, et tegemist võib olla selle sama kaabliga, mis me enne tuvastasime, mis lihtsalt jätkub siit otse üles. Küll aga on selle kaabli kõrval tee puhas. Vaatame, kas siia ka kast mahub. Sedapidi võib olukord napikaks minna, kuid niipidi on ruumi küllaltki palju. Märgin selle kasti siia peale. Ning kasti ülemise serva märgin lihtsalt joonlauaga. Ning kui nüüd saagima hakata, tuleks kaug teha just nimelt selle koha peale. Ehk siis siia saab meie tulevane kasti aken. Sein on läbi uuritud ning oleme leidnud koha, kust võiks kasti hiljem läbi pista. Kuid mis on selle seina taga tegelikult ja kas me määrasime selle koha õigesti? Vaatame kohe. Avanev pilt näeb välja küllaltki sarnane sellele, mis me tegelikult leidsime. Me määrasime edukalt
selle kõvera torujupi siin. Me leidsime üles selle diagonaalse teraslati ning ka selle pika juhtmejupi, mis siin kaarega peaaegu et terve seina ulatuses liigub. Meil jäi märkamata see juhtmejupp, mis on täitsa seina ääres, kuid see pole antud hetkel ka oluline, sest niikuinii on seda ala mõttetu skaneerida. Kui me oleme selle toru siit juba leidnud, siis kast siit läbi ei mahu ja see, mis siia vahele jääb, on täiesti tähtsusetu. Auk kasti jaoks sai planeeritud sellesse piirkonda siin. Vaatame kastiga, kuidas see istub. Karp mahub siia suurepäraselt. Külgedelt jääb isegi oma 5 cm ruumi üle. Ja täpselt nii lihtsalt saabki tuvastada juhtmeid, torusid ja muid seina taga olevaid objekte.